Tere! Mina olen Tarmo Rosenfeld PCS koolitusest. Tegelen igapäevaselt täiskasvanute täiendkoolituste läbiviimisega IT vallas, nii küberturvalisuse, kontoritarkvara, ajahalduse kui ka projekti juhtimise koolitamisega. Ma tutvustan teile tegevusi, kuidas parandada oma ettevõtte küberturvalisust. Soovitatavad tegevused tulenevad RIA küberturvalisuse lühijuhendist, mis on kättesaadav ka RIA kodulehel. Mainitud lühijuhend on mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, ehk siis neile, kes soovivad lihtsaid ja konkreetseid nõuandeid selleks, kuidas oma ettevõtet küberruumis peituvate ohtude eest kaitsta. Selles videos tutvustan lühijuhendi ettepanekut, et on vajalik inventeerida oma riistvara ja tarkvara. Selleks, et ettevõtte võrku edukalt kaitsta, peab kõigepealt omama ülevaadet, mis seadmed ja tarkvara selles võrgus on. Seetõttu on inventuuri tegemine turvalise süsteemi loomise esimene ja väga oluline samm. Kui ei ole teada, mis seadmed või tarkvara võrgus olema peaksid, ei ole võimalik ka tuvastada, kui sinna on tekkinud tundmata ja lubamata seadmeid või tarkvara. Vara inventeerimiseks on väga palju erinevaid tarkvaralisi lahendusi ja minu poolt täna tutvustatav programm on üks paljudest. Inventuuri tegemiseks tutvustan sellist vahendit, nagu seda on Spiceworks, kuid saab kasutada ka teisi vahendeid, näiteks Landsweeper, GFI, Langguard ja teised sarnased. Eeldused selleks, et praktiliselt kaasa teha, on administraatori õigused, ligipääs kõikidele seadmetele ja ligipääs ka serveritele. Selleks, et alustada allalaadimist, peaksime välja valima siit IT professionalid ja edasi otsima sobiva töövahendi. Üleval Tools and Apps all on olemas meil inventuuri läbiviimiseks sobiv abivahend ja me peaksime selle siis nüüd siit alla laadima. Näitan, kuidas seda teha. Download ja ma peaksin siia sisestama oma meiliaadressi ja ka parooli ja algab alla laadimine. Ja salvestan ta ka ära. Nii, ja nüüd on see Spiceworks kohale jõudnud ja me saame ta esmakordselt käivitada. Põhimõtteliselt on siit vaja esimeses sammus paika panna veebiserveri port 80, see on sobiv. Next, lisakomponendid praegult täiesti sobivad. Asukoht on samuti sobiv ja siit install. See võib nüüd suts aega võtta. Ja nüüd siis sisse logimiseks on meili aadress ja parool olemas ja nüüd on vaja ära registreerida ja ka asutuse tüüp ja salvestamine. Ja selle tulemusena tuleb siit ette valik, kas ma tahan siis nüüd inventeerida või mul on soov alustada helpdesksiga. Meil on vaja inventuur siit alustada ja sisse logimiseks võiks kasutada sellist kontot, millega pääseb kõikjal ligi, ehk siis administraatori kontot. Ja loomulikult siia ka parool. Mac, Linux, Unix ei ole meie võrgus, printeritele on üldine ligipääs ja nüüd inventuur. Ja avaneb siin siis nüüd Spiceworksi töölaud, kus on siis näha juba mõningast informatsiooni, ehk ma näen siin, et minu võrgus on praegult 8 masinat ja selle kohta algab ka info kogumine.
kui nüüd on vaja teha täpsemalt inventuuri, siis saab siit ülevalt My Networks alt võtta skaneerimise võimaluse. Ja siit nüüd on võimalik täpsustada, on siin üleval olemas settings. Ja me saame siit alt vaadata seda, millist IP aadressi vahemikku on siit praegult võimalik skaneerida. Vajaduse korral saab siit juurde lisada IP aadresside vahemikku, kui seda on vaja. Praegu me ei hakka seda tegema. Ja skaneerimiseks on siit võimalik siis kenasti alustada. Skaneerimine praegu toimub. Siit alt on võimalik juurde lisada vajaduse korral kontosid, mille alt toimub skaneerimine. Saab siit vaadata ka muid parameetreid. On siin allpool olemas ka HTTP näiteks. Saan ma vaadata telneti. Põhiline on siit praegu see esimene. Nii. Kui me soovime vaadata üldisemat informatsiooni, siis selleks oleks vaja tagasi minna nüüd avalehele dashboardi. Ja siin all, siin on näha neid erinevaid operatsioonisüsteeme, kui palju on meie võrgus, et 4 on siin Windows 10, siin on serverid, siin on olemas üks Windows 7 masin veel. Kui ma vaatan siit tootjate lõikes, siis paistab see siit välja. Kui ma vaatan siit nüüd allapoole veidikene, siis siin on antiviiruste diagramm. Ehk siis ma näen, et 3 arvutit on ilusti ajakohased. 2 on peal siin serveri ja 2 ei ole mingisugust antiviirust. Siin allpool on olemas ka veel skeem sellest, mida selle inventuuri käigus on riistvarast leitud. Ehk tegelikult see Spiceworks sobib täiesti väikese asutuse riist- ja tarkvara inventuuri tegemiseks. Et kui ma tahan siit nüüd vaadata täpsemalt, millised riistvara komponendid on minu võrgus, siis seda saab siit vaadata. Klõpsata täpsemalt mõne peale, siis siin allpool on olemas ka detailsemad andmed. Kui ma tahan siit vaadata tarkvara inventuuri, siis saan ma ka selle siit kätte. Kui ma tahan vaadata, milliseid aruandeid on võimalik välja genereerida Spiceworksist, siis siin on olemas kenasti aruanded. Ja kui mind hetkel huvitab näiteks arvutites oleva viirustõrje olukord, siis ma saan võtta siit aruandeks arvutid koos antiviirusega ja ma saan kätte siit informatsiooni selle kohta, millistes arvutites on olemas antiviirus. Ja kui mul on vajadus seda kasutada kuskil muus keskkonnas, siis ma saan siit välja eksportida seda kas siis näiteks PDF-iks, otse Excelisse või siis vajaduse korral ka CSV failiks. Soovitan siit võib-olla edasi minna ja endal katsetada, sest tegelikult Spiceworks on väikesele ettevõttele täiesti sobiv inventuuri läbiviimise tarkvara. Ja töö lõpetamiseks loomulikult pean siit välja logima logout, et siis järgmine kord siit uuesti sisse logida. Kokkuvõttes on vajalik see, et inventeerite oma seadmeid ja tarkvara, leides selleks endale sobiva tasuta või tasulise lahenduse. Oluline on see, et kaitsete oma ettevõtet küberruumis leiduvate ohtude eest. Ja lõpetuseks soovitan kindlasti üle vaadata RIA küberturbe lühijuhendi esimene peatükk Tea, millist tark- ja riistvara kasutad, mille leiad RIA kodulehelt.